Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Tere tulemast kuulama raadiosaadet Räägime asjast. Me räägime asjast Tre raadios, Ring FM'is, Ruut FM'is, Kuressaare pereraadios igal pühapäeva hommikul kell 11 ja õhtul kell 9 uuesti ja siis internetist, kui tahate, saate kuulata. Meil on täna stuudios stammid Mart Helme ja mina Martin Helme ja lisaks ka huvitav saatekülaline Evelin Poolamets, kes on meie Riigikogu fraktsiooni liige, põhiseaduskomisjoni liige ja ka Vinni vallavolikogu liige ja volikogu esimees praegu ka jätkuvalt. Tere, Evelin! Tere ka minu poolt! Ja Evelin on meil sellepärast, et me võtame esimese saate teemana käsitlusele Istanbuli konventsiooni, mis nüüd Lätis parlamendi poolt denonsseeriti ja president loomulikult saatis selle tagasi. Et mis see konventsioon on? Meie tegime ettepaneku sel nädalal see samuti Eestis tühistada see konventsioon. Hakkame siis rääkima, mis selle konventsiooni põhiprobleem on. Teiseks me räägime riigikaitsekomisjoni raportist, mida Riigikogu liikmed nägid kõige viimasena, kõige ennem nägid seda loomulikult ajakirjanikud, mis on eraldi nagu murekoht, et kuidas see asi niimoodi toimib. Aga riigikaitsekomisjoni raport ütleb päris karmilt välja selle, et kui nüüd Eestil peaks tõeline sõjaolukord tulema, siis me saame kiiresti ja hävitavalt lüüa. Meie sõdurid ja kaitseliitlased taetakse lihtsalt kahuri lihaks. Põhjus ei ole mitte mingisugused välised tingimused või objektiivsed asjad, vaid see, et me oleme viimastel aastatel teinud valesid otsuseid, mis on meid rängalt kahjustanud, ehk siis teisisõnu EKRE-l oli jälle õigus. Ja kolmas plokk on nii või naa, et kas ta on nüüd välismaa või mitte. Riigikogu saalis oli esimesel lugemisel Rootsi vangide Eestisse toomise eelnõu, see on ka välisleping ja müüakse meile seda suure valega loomulikult, aga mis selle eelnõu siis mõju meile on, miks me sellele igal juhul vastu oleme ja kuidas see eelnõu Eestit kahjustab, sellest räägime ka. Aga alustame Istanbulist. Istanbuli konventsiooni meile liberaalid müüvad kui naiste kaitsmise konventsiooni. Naiste kaitsmine Eesti riigis ei edene hästi, et siin oli alles eelmisel nädalal juhtum, kus tapja Tarmo, kes siis sõitis autoga surnuks ennast ja ühe suvalise vastutuleva inimese, oli vabaduses hoolimata sellest, et ta oli äsja just kodus oma elukaaslast või naist bussitanud. Ja oli ka varem seda naist bussitanud, aga vangi teda ei pandud selle eest. Me teame, et naisi ei kaitsta Eestis ka, kui nad on vanadekodudes, Pihlakodu vanadekodu massivägistamine sisuliselt. Eestis prokuratuuri ei huvitanud, minister Pakostat ei huvitanud. Vastupidi, ta tuli meil ju parlamenti arupärimisele ja umbusaldamisel, kus tagus vastu rinde ja ütles, et tema seisab igal juhul selle eest, et poliitikud ei sekkuks prokuratuuri töösse. Ma võin ka Istanbuli konventsiooni nii-öelda kasutusest selles võtmes rääkida, et seesama Rootsi, kust me nüüd vange hakkame tooma, on ju grupiviisiliste massivägistamiste ma ei tea, kuidas me nüüd ütleme, paradiis või Saksamaal pidi olema statistika järgi, see on nüüd paar aastat vana statistika, aastas üle 300 grupiviisilise moslemi poolsete grupiviisiliste rünnakute, seksuaalsete rünnakute kohalike saksa naiste vastu. See on peaaegu, et üks grupi vägistamise katse päevas on Saksamaal. Muide, Saksamaa statistika on ka selline, et üks noarünnak päevas on tavapärane. Vabandust, noarünnakutega on selle asi hullem, seal on 70 noarünnakut päevas, aga vägistamisi on siis nagu natuke vähem. Ja Istanbuli konventsioon seda kõik ära ei hoia. Küll aga Istanbuli konventsioon kohustab meil tegema koolis transideoloogilist propagandat ja andma maksumaksja raha homolobile ja transideoloogilistele MTÜ-dele ja kõigele sellele. Et Evelin, sina oled naine, kas sina tunned, et Istanbuli konventsioon sind kaitseb? Siin võib ju tunduda, et on head mõtted, et loomulikult me kõik ju tahame, et naised oleks kaitstud, aga see konventsioon ei tegele
ainult naistevastase vägivalla või perevägivalla küsimustega, vaid propageerib sõnaselgelt uusmarksistlikust ja feministlikust mõttevoolust lähtuvat sooideoloogiat, et sugupoolt juba defineeritakse kui sotsiaalset konstruktsiooni, nõutakse, et õppematerjalides oleks sees need erinevad sooideoloogiat. Ma juba näen oma lapse õpikust, kuidas on 20 erinevat sugu ja minul küll aju plahvatab, kui ma mõtlen, et kuidas ma lapsele seletan seda ja paljud ei usu, nõuavad, et näidake, kus kohas see õpikus see lõik on, aga tõesti öeldakse, et on olemas 20 erinevat sugu ja tuletage meelde, millised on bioloogilised sood ja ma tean, et ka Türgi lahkus Istanbuli konventsioonist just sellepärast, et see kaaperdati homoideoloogide poolt, et pandi sinna üllate mõtete vahele need laused, mis sunnivad meil tegelema homoideoloogiaga. Meie taustaks veel nii palju siis ja siin ka ühtlasi üleskutse, et meie olime vastu sellele Istanbuli konventsioonile, kui ta Eestis üldse ratifitseeriti. Kui mu mälu mind ei peta, siis see oli 2017 ja tuletame siis ka meelde, et Eesti vajab muutust. Justiitsminister oli sel ajal, see oli siis Jüri Ratase esimene valitsus, kus olid sotsid ja Isamaa osalised ja justiitsminister oli Reinsalu ja Reinsalu oli see, kes tõi meile selle parlamenti ja Reinsalu oli see, kes seda kaitseb. Ühtlasi tuletame ka meelde selle, et pärast seda, kui nüüd Lätis see konventsioon denonsseeriti parlamendi poolt, siis käivitati refikate poolt parlamendis, Eesti parlamendis mingisugune avaldus või algatus, mis iganes ta oli, et me toetame Istanbuli konventsiooni ja topiti oma nina tehti Lätile oi. Ja sinna tormasid ju ka Isamaa saadikud, naissaadikud, Solman näiteks läks seda kohe kaitsma ja toetama, aga ka Keskerakonna saadikud, nii et kui meil Eestis siin meedia räägib mingisugusest konservatiivsest leerist, kuhu kuuluvad Isamaa, EKRE ja Keskerakond, siis ei mingit sellist konservatiivset leeri saab ainult tinglikult rääkida, sest et meie ülejäänud sõbrad konservatiivses leeris ei ole üldse konservatiivid, aga me tegime sellel nädalal ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele algatada Istanbuli konventsiooni denonsseerimine ja põhjus on väga lihtne. Erinevalt Lätist, kus parlament saab ise algatada välislepingute lõpetamist. Eesti seadused on sellised, et välislepingute lõpetamist saab algatada ainult valitsus. Nii et mida siis parlament teha saab? Parlament saab teha valitsusele ettepaneku algatada välislepingu lõpetamine. Ja meie sellise ettepaneku tegime ja nüüd lisaks sellele käivitasime me reedel petitsioonikeskkonnas petitsiooni siis Istanbuli konventsioonist lahkumiseks, et sellele petitsioonile, kui tuleb vähemalt 1000 allkirja kokku, siis peab Riigikogu komisjon seda arutama, nii et see on nagu selline lisa surve võimaluse avaldamise või ka kodaniku arvamuse avaldamise koht, et see on see, mida me teinud oleme praegu. Ja kui ma vaatan ka, mis toimub Lätis, siis Läti on samamoodi surve all. Need, kes seisavad selle Istanbuli konventsiooni vastu, juba sildistatakse Putini toetajateks. Samas need naisterahvad, minu kolleegid seal Linda Liepina ütleb, et ta näeb, kuidas seda võõrast ideoloogiat surutakse igapäeva ellu just nende samade konventsioonidega. Ja kui kuulaja mõtleb, et see konventsioon on üks tore paber kuskil sahtlis, ei, sellele ju järgnevad igasugused aruandekohustused, tuleb ekspertgrupp, kes vaatab, kas sul on need asjad ellu viidud, ka valitsust survestatakse nendele huvigruppidele raha andma, et nende huvigruppide hulgas ei ole ainult naiste varjupaigad, vaid nüüd on ka need igasugused MTÜ-d. Aga naiste varjupaigad meil riigilt raha ei saa muide. Naiste varjupaikadelt võttis jõu, see on ära kärbitud ka perenõustamine, mis on üks viis aidata siis neid perekondasid, kus on ka vägivalla või perevägivalla või ka perenõustamiselt vähendas meie liberaalne globalistlik valitsus rahastamist. Varjupaikadele nad ei anna ka piisavalt raha, on vähendanud rahastamist. Tuletan meelde, et oli mõni aasta tagasi, kui veel katuserahad eksisteerisid, siis EKRE andis 100 000 eurot naiste varjupaikadele, just konkreetselt otse naiste varjupaikadele, mitte mingisugustele lobigruppidele. Ja ega sellest suurmeedia
meedia suurt midagi ei kirjutanud, aga need varjupaikade siis eestvedajad olid küll väga tänulikud, et niimoodi me aitame naisi, niimoodi me kaitseme. Ma tuletan siin veel ühe asja meelde. Kõik need kriiskavad äärmusfeministid ja see on äärmusliku ideoloogia konventsioon. Siin ei ole midagi, seal ei ole mingit pistmist, seda müüakse, see pakend on, kaitseme naisi vägivalla eest, kaitseme perevägivalla vastu oleme. Pakend on see, sisu on radikaalne, vasakäärmuslik ideoloogia, transideoloogia, homoideoloogia, ka immigratsiooniideoloogia muide on sinna sisse kirjutatud, et sinna on siis pandud erinevad punktid, kui ma õigesti mäletan 56 äkki oli üks neist paragrahvidest või punktidest, kus üteldakse siis, et konventsiooniga liitunud riik peab igal juhul võtma vastu pagulasena naised nendest riikidest, kus naiste vastane vägivald on nii-öelda strukturaalne või kus ongi, kõikidest islamiriikidest põhimõtteliselt, kui sul kott pähe tõmmatakse, siis see on naistevastane vägivald, ma olen nõus, et on. Ja nendest riikidest ja sinna ei tohi ka, sul puudub alus sinna nii-öelda inimesi tagasi saata, kui nad juba Eestisse on tulnud. Või ka kõik pooled Afrika riigid, eks ole, et seal nende nii-öelda paragrahvidega on tehtud kaks asja, siis naistevastase vägivalla võitlemise nime all tegelikult avatakse Eesti uksed islamiriikidest tulevatele inimestele, mitte ainult naistele muide, vaid ka nendele samadele Mohammedidele ja Ahmetidele ja Machetemeestele kuskilt Kesk-Afrika riikidest. Ja surutakse samaaegselt siis meil riiki haridussüsteemi viima transideoloogiat, homoideoloogiat ja seda ka riiklikult rahastama. Et see on see sisu sellel pakendil. Ja ma tuletan meelde, et EKRE on mitu korda teinud eelnõusid, et me keelustaks burkade kandmise Eestis, et naisi ei alandataks, ei surutakse neile kotti pähe, aga mis on juhtunud Riigikogus, meie liberaalne leer on selle tagasi lükanud. Ja kui ma nüüd vaatan seda artikli... Sest puudub vajadus nagu. Puudub vajadus, aga see on ju vägivald, et see on ka soopõhine vägivald tegelikult. Et kui me tõesti tahame nüüd seda konventsiooni järgi, siis me ei peaks naisi suruma kottide alla. Ja seda enam, et need on väga ebamugavad. Ma olen sõitnud laeva peal ja vaadanud, kuidas see vaene naine, kellel on ainult riietusesemest silmade osa avatud, et kuidas ta peaks kohvi või muffinit sööma. Aga seal on ka veel üks artikkel 12, mis kohustab riikidel võtma tarvidusele vajalikke meetmeid, et juurida välja, seal on sõna selgelt kirjutatudki, juurida välja kombed ja tavad, mis tuginevad naiste stereotüüpsetele rollidele. Ma saan aru, et ema roll pannakse nii-öelda löögi alla, et see tuleks välja juurida. Mina ei oska seda teistmoodi seletada. Aga tegelikult täpselt nii ongi, seal ei olegi midagi teistmoodi. Et algselt oli see müüdi ju jutuga, et ei, me peame põhimõtteliselt kuskil Sudaanis hakkama siis seda sama purkat välja juurima. Seda ei ole juhtunud. Küll aga on juhtunud see, et siis Eestis, Lätis, Soomes, Rootsis, Saksamaal juuritakse välja stereotüüpseid soorolle ehk isadust ja emadust. Stereotüüpseid soorolle ehk see, et mees on mees ja naine on naine. Need tuleb välja juurida ja asemele tuleb panna siis, kuidas seal on, teistes kohtades on siis moodsad või kuidas need ühesõnaga voolavad sooideoloogiad või kuidas, seal ei ole kirjas, selles lepingus keegi juba siin Delfi umbes debiilikud tegid faktikontrolli, et seal ei ole transsoolisusest sõnagi. On ikka, transsoolusest räägitakse seal eufemismidega. Ja kui te teate neid eufemisme, kui te teate neid koodsõnasid, millega nad transsoolisust meile pähe määrivad, siis see kubiseb sellest. Aga ma tahan ühe asja veel jälle juurde tuua, et siin kriiskavad meie liberaalid, kuidas naisi tuleb kaitsta ja need on need samad liberaalid, kes kui Jürgen Ligi solvas Riigikogus kõiki naisi ja eriti Riigikogu naisliikmeid ja me tegime talle umbusaldushääletuse, siis nemad Jürgen Ligi tagasi ei kutsunud. Ei Maris Lauri ega Preili Tanel Kiik, Eesti esifeminist, ega ükski teine neist ei kutsunud Jürgen Ligit tagasi, sest et ta oli naisi alandanud ja solvanud. Need on need samad naiste õiguste eest praegu taavad rusikaga vastu rinda, aga kui olid olümpiamängud ja Alžeeria mees kuulutas ennast naiseks ja oli selle tõttu suur kangelane transnaine ja läks boksiringi ja lõi Itaalia päris naisel nina luu puruks esimese 30 sekundiga
ja sai selle eest medali, siis keegi neist liberaalidest ei astunud naiste kaitseks välja. Mitte keegi neist ei öelnud, et naistele ei tohi nii teha, et mehed ei tohi boksiringis naisel ninaluut puruks lüüa, see ei ole sport, see ei ole naiste õiguste edendamine. Ainult konservatiivid, mina olin see, kes ütles, et see on naiste vastane vägivald. Ainult konservatiivid seisid naiste eest. Nii Jürgen Ligi puhul kui selle Itaalia naisboksija puhul. Nii et nad on täielikud kahepalgelised valetajad, kui nad siin võtavad mingeid poose. Ja rääkimata sellest, et nad päris elus ei vii ju midagi ellu sellist, mis Eestis aitaks naisi kaitsta. Ja ma toon siia juurde veel Siim Kallase näite, kes on Reformierakonna auesimees, kes võrdleb paljulapselist naist loomaga, lehmaga, kes iga aasta toob ühe vasika ilmale ja seda ei häbeneta ja see on siiamaani Reformierakonna kodulehelt leitav. Signe Kivigi on minu käest küsinud, et ega ma ju ei valeta, et kas tõesti, aga rääkides nendest mitte stereotüüpsetest soorollidest, me juba näeme ajakirjanduses, et emadepäeval ei ole mitte tubli mitmelapseline ema ajakirjanduse esikaantel, vaid meie need mitte stereotüüpsed mehed, kes on hakanud enda meelest emadeks, ostnud kuskilt USA-st omale lapsed. Mis on Eesti seadustega keelatud. Just, ja seda siis propageeritakse ja öeldakse, et nii peab olema. Ja minu poole pöördus Eesti Ekspressi mingi ajakirjanik, et nemad teevad isadepäeva puhul lugu ja Eesti tuntud isadelt võtavad mingeid kommentaare ja et kas ma ka annaks neile paarile küsimusele vastuse. Ma kirjutasin vastu, et teate, et te teete 365 päeva aastast, te teete aastast aastasse mehi ja mehelikkust mõnitavaid ja alandavaid lugusid, naisi ja emadust alandavaid, mõnitavaid ja solvavaid lugusid. Võimestate hommikust õhtuni iga päev aastast aastasse äärmusideoloogilisi ibasid, äärmusfeministlikku jura, solvate tegelikult päriselt naisi ja emasid ja mehi ja isasid ja lastega peresid. Ja siis te teete üks kord aastas mingisuguse nunnulookese sellest, kuidas meil on isad ja meil on pered. Ma ei osale selles, see on skisofreenia ja kognitiivne dissonants, minge metsa. Kui te ülejäänud aastas ei saa aru, et isadus on oluline ja emadus on oluline ja lapsed vajavad turvalist keskkonda ja siis üks kord aastas teete, ma ei tea, mingi kampaania korras, ausalt öeldes minule on see solvav. Ja see võltslus, millega nad kogu seda asja, see valelikkus, millega nad ka seda sama konventsiooni ju meile müüsid. Ja seda tuleb paljastada lihtsalt. Ja ma ütlen selle isadepäeva kohta täpselt seda sama, et ma ei tähista mingit isadepäeva ja lapsed vahetevahel helistavad ja ütlevad, et soovime sulle head isadepäeva ja kiidavad, kui tore ma olen ja nii edasi. Mulle piisab sellest, et ma olen isa, ma olen olnud vastutustundlik isa. Mul on 6 last, kelle ma olen üles kasvatanud ja mul on 9 lapselast, keda ma väga armastan kõiki. Ja mulle sellest piisab. Mulle ei ole vaja seda, et kuskil mingid fanfaare puhutakse üks kord aastas sellest, kuidas nüüd on meil isadepäev ja siis nagu Evelin ütles, tuuakse isade näiteks neid homosid, kes on endal ostnud lapsed. Teate, käige kuradile selle silmakirjalikkusega. Aga Istanbuli konventsiooni juurde tagasi tulles, see on ju selline teleskoopvarras. Sellest Istanbuli konventsioonist sinna on ju väga selgelt sisse programmeeritud ka see, et me peame oma seadusandluses veel võtma vastu akte, mis on mõistuse vastased. Ja mõistuse vastane on see, mida kohustab Istanbuli konventsioon meid tegema. See on see niinimetatud nõusoleku seadus. Ja. Mina ei ole kindel, et ma oleks üldse naise võtnud, kui ma oleks mingisugust nõusoleku seadust pidanud hakkama näpuga järge ajama. Kuulge, niisugused asjad sünnivad ikka spontaanselt. Noored inimesed vaatavad üksteisele silma, kallistavad, suudlevad ja asi läheb edasi. Ja keegi ei kirjuta sinna paberi peale, jah, ma olen nõus seekord, et ta minuga niimoodi teeb. Kuulge, teate, see on ju täiesti ebainimlik. See ongi inimvihkajalik ja see on muidugi oma olemuselt, see on äärmusfeministlik haige maailm, mis on, mille motivatsioon on läbivalt meeste vihkamine. Ta on ka enese vihkamine, sellepärast, et kuna sul soorollid on paigast ära ja kuna
kuna sa elad lõputus vales, mille kõige nagu olulisem vale lause või hüüdlause, mille all inimesed elavad, ma saan ilma meheta hakkama, mul ei ole mehi vaja. Noh, mis on loomuvastane, inimesel on kaaslast vaja ja eluaegne kaaslus on mehe ja naise vaheline kaaslus. Et jah, on inimesi aegade algusest olnud, kellel ei ole elukaaslast ja need on õnnetud inimesed. Ja kui sa nagu ideoloogilise propagandana kasvatad üles põlvkonna järel tüdrukuid, kellele taotakse pähe, et sul ei ole meest vaja kõrvale, siis sa kasvatad üles põlvkonna järel õnnetuid inimesi, kes on millestki ilma jäänud ja kes siis, kui nad ükskord aru sellest saavad, ongi sapised raevu ja viha täis, aga nad oma raevu ei oska suunata nendele feministidele, kes nende elu hukka keerasid oma valega, oma suure valega, oma meeste vihkajaliku suure valega. Vaid loomulikult on nad kibestunud meeste peale, sest et see on ainus, mida neile on õpetatud. Ja see nõusoleku seadus on osa sellest haigest, väärastunud vihkajalikust ideoloogiast. Mina igal juhul tunnen tänapäeva noortele kaasa, et alles hiljuti oli uudis, ma muidugi ei tea seda tausta, aga tütarlaps väitis, et noormees ahistas teda ülikoolis, et kuna kutsus teda välja ja saatis sõnumeid, et ma ei kujuta enam ette, kuidas tänapäeva noored üldse jõuavad abiellumiseni, kui juba on sellised takistused, et nad ei tohi enam suhelda, et see on ahistamine ja ma tõesti muretsen ja näha on ka, et noored on hädas, nad ei tea juba enam, millisesse soosse nad kuuluvad, nad ei leia omale elukaaslast, sest igasugune lähenemise saab ju tõlgendada ahistamiseks, et järelikult ka meie hiive väljendab juba seda, et seal on languses, noored ei saa tuttavaks, kõik kardavad kõiki. Ja ongi nii, et näiteks kohaliku omavalitsuse kampaania käigus sotsid on teinud sellest oma teema noorte vaimne tervis. Ma ükskord sõimasin näo täis ühel sotsidel ühel debatil, et teate, te olete ise ajanud Eesti noored olukorda, kus me oleme Euroopa keskmisest 2,5 korda kõrgema enesetapuga, noorte enesetapu numbritega. Kõigepealt ei luba neil armuda ja armastada ja õnnelik olla, siis te ei luba neil omavahel suhelda, siis te ütlete, et sa polegi poiss, sa oled võib-olla tüdruk ja tüdrukule, et sa polegi tüdruk, sa oled võib-olla poiss. Siis te teete neile mingisugused ahistamise, ideoloogilised asjad. Inimesed ei saa olla õnnelikud, inimesed ei saa olla loomulikud ja inimesed elavad üksinduses ja pidevas hirmus ja ängis. Ja siis me hakkame arutama, kuidas noorte vaimne tervis on hukka läinud. Ja aga võtame meie ajakirjanduse. Meie ajakirjandusest loed sa kahte asja. Räiget propagandat, globalistlikku propagandat või räiget kollast soppa. Ja mida siis heroiseeritakse? Heroiseeritakse uus kuum suhe. Ilmus kusagile uue kaaslasega, siis võetakse ka võib-olla teinekord selle vana kaaslase mingisugust intervjuud või kommentaari sellele asjale, eks ole. Heroiseeritakse seda, et ei ole püsisuhteid, ei ole normaalset perekonda, ei ole normaalset laste saamist, ei ole normaalset laste kasvatamist. See on siis selle ühiskonna paleus. Selle asemel, et selle ühiskonna paleus oleks hoida oma rahvust, hoida oma kultuuri, propageerida seda, et mehed austaksid naisi, naised austaksid mehi, nad moodustaksid ühtse löögirusika koos oma lastega, et elus hakkama saada ja oma riiki edendada, oma rahvust edendada, oma enda perekonda ja laste jõukust ja heaolu ja rahulolu edendada. Ei, selle asemel me propageerime seda uus kuum suhe. No võt, ja Istanbuli konventsioon ehk Pervo pakt, kui me võime teda ka niimoodi nimetada, on üks väga suur tükk selles pusles, mis hävitab meid rahvariigina ja moraalsete inimesteni. Nii et meie võitleme selle vastu ja nagu Kristen Michal ütles kuskil valitsuse pressikonnas, et EKRE on selles võitluses üksi. Et ei tule Keskerakond ja Isamaa selles kaasa, me teame seda. Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Jätkame saadet, saate nimi on Räägime asjast, nüüd jätkavad kahekesi Mart Helme ja mina Martin Helme ja meil tuli juba eelmise nädala lõpul sai meedia kätte, küllap omad inimesed sokutasid, siis riigikaitsekomisjoni raporti Eesti riigikaitse
teemal. No raport on pikk, mingisugune 250 lehekülge umbes. Riigikogu liikmed, kaasa arvatud Riigikogu kaitsekomisjoni liikmed või riigikaitsekomisjoni liikmed täpselt, siis nägid seda pärast alles, mitte ennem, kui see oli Delfis ja ERR-is üleval. Aga noh, see selleks, et raport ise annab hävitava hinnangu Heremile, Terrasele, Pevkurile, Michalile, Kaja Kallasele, aga me võime ka ajast tagasi minna Andrus Ansipi valitsuse juurde ja Taavi Rõivase valitsuse juurde, kelle ajal, seal ütleme 2010ndate algusaastatel, siis kui Terras ametisse sai, pandi paika Eesti riigikaitse suund sohu. Aga minul on nagu eriline võidujoo rõõm seda raportit lugeda, sest et ma pean ütlema küll, et esiteks, meil oli jälle õigus, mul oli jälle õigus. 2022. aastal ma kritiseerisin teravalt otsust anda ära Eesti laskemoon. 23. aastal ennem Riigikogu valimisi oli ju Eesti meedia andis endast parima, et tembeldada mind riigivaenlaseks ja julgeolekuohuks. Selle pärast, et ma kritiseerisin Heremit, kes on andnud välja kannatamatult halba kaitseväe juhataja nõu poliitikutele, kes on meid relvitustanud. Kuule, tead, nüüd sa natukene panid küll sohu. Ta ei ole mingit nõu andnud. Ta on olnud amatöörpoliitik, kes on oma põhilist rolli kaitsejõudude juhatajana täitnud Facebookis vaieldes, räugeldes, süüdistades ja valetades. Ja okei, ma olin veel isegi suuremeelne, et meil on ju, kui meil, ja siis tuleb, eks ole, Kaja Kallas ja Pevkur. Pevkur pikendas tema ametiaega, eks tuletame meelde. Pevkur pikendas tema ametiaega 20, ma ei mäleta, kas 3. aastal või 22. aastal, ma ei mäleta enam, igatahes oli see Heremi ametiaeg hakkas läbi saama, siis me olime juba veel valitsuses ja juba käisid arutelud selle üle, et mis siis saab, kui EKRE ei ole nõus teda pikendama. Loomulikult ei oleks me olnud nõus teda pikendama ja see oli võib-olla üks põhjus, miks meid valitsusest välja kukutati. Aga ma nüüd kõigile kuulajatele kirjeldan ära, me oleme seda siin paaril korral saates rääkinud, 2020. aasta sügisel toimusid eelarve läbirääkimised. Ja siis ei olnud sõda, tuletame meelde, eks ole, siis ei olnud veel Ukraina sõda ja küll aga oli koroona aja tõttu võimalik laenata väga soodsalt ja väga suurt raha. Ja meie tulime lagedale omal initsiatiivil. Seda ei teinud Jüri Luik, kes oli Isamaa minister, kaitseminister, vaid me tuletame jällegi meelde, ma segan sulle vahele. Meie valitsuses Isamaa jällegi muidugi manööverdas ja kauples ja võitles endale välja selle, et nii kaitseministri positsioon kui riigikaitsekomisjoni esimehe positsioon kuulusid Isamaale. Ja, nii et nad nii-öelda tegid üksteisele katet. Aga meie tegime ettepaneku, et teeme ära laenuga kohe õhutõrje Eestile. Eestil ei olnud korralikku õhutõrjet, oli see lühima õhutõrje, ehk siis ütleme kaitseliitlased, kaitseväelased õlalt lasevad midagi. Aga seda päris õhutõrjet, keskmaa õhutõrjet, mis võtab alla juba lennukeid ja ka rakette, meil ei olnud siis. Ja tegelikult ei ole tänase päevani praktiliselt. Ja rannakaitse. Tähendab, need on need asjad, mida me nimetame võimekusteks. Meil ei olnud võimekust oma õhuruumi kontrollida, meil ei olnud võimekust rannakaitses sisse tulevaid laevasid rünnata. Me oleks pidanud laskma need mehed nii-öelda kaldale ja võt siis kaldal hakkame nendega sõdima, aga merel rünnata neid, meil seda võimekust ei ole. Nüüd rannakaitse miinid ja rannakaitse raketid me suutsime läbi suruda, need olid ka oluliselt odavamad ja need otsustati ära ja pandi rahanumber juurde. Õhutõrje kohta tuli Põmbea Herem meile valitsuse julgeolekukabineti istungile ja trampis jalgu ja röökis, temal ei ole seda vaja. Temal ei ole seda vaja, andke mulle raha, andke mulle see mitusada miljonit, aga ta teeb sellega ise, mida ta tahab. Ärgu poliitikud tulgu talle ütlema, et tehku sellega õhutõrjet. Et temal ei ole seda vaja. Ja see oli Jürgen Ligi, kes oli, kui juba oli Ukraina sõda vahetult alanud, tuli Riigikogus pulti ja ütles, ei, jätkuvalt ei ole meil vaja soomusvõimekust, jätkuvalt ei ole meil vaja õhutõrjevõimekust, pole vaja. Ehk siis see on Reformierakonna poliitika olnud aastakümneid nõrgestada Eesti kaitsevõimekust ja uputada raha sohu. Ja seda see raport kinnitab nüüd.
punkti haaval lehekülje kaupa kinnitab. Mida ta veel kinnitab? Raport kinnitab seda, et meil juhtimine riigikaitses on täiesti hukas. Et inimressursiga ei saada hakkama, et tõsteti nii-öelda kaitseväe juhatajalt, võeti siis personalivalik tõsteti ümber riigi siis kaitseressursside ametisse, mis on teine amet, eks ole. Ja see on ennekuulmatu, enneolematu, mitte kusagil mujal maailmas ei ole niimoodi, et kaitseväe juhataja ei saa ise tegeleda personaaliaga, ohvitseride valimisega, vaid selleks on eraldi nii-öelda saabaste hankimise osakond, mis on oma ametiks tehtud ja tema hangib talle ka inimesi. Et see on, see on pannud Eesti kaitseväe personaalia kursile, mis põhimõtteliselt tekitab paralüüsi. Tuletame meelde, kui ma kritiseerisin teravalt Heremit selle eest, et ta tema nii-öelda vaktsineerimishulluse poliitika tõttu lahkus riigikaitsest üle 600 inimese. 600 pikaaegse truu Eesti patrioodi, kellel oli väljaõppe, kes olid käinud missioonidel, kellel oli pikk töökogemus, sunniti lihtsalt lahkuma. Et mul ei ole neid inimesi vaja. Nad on ohuks Eesti julgeolekule, rääkis Herem tol ajal, kuna nad on vaktsineerimata koroona vastu. Idiootlik jutt oli see juba siis ja kõik said aru, et see on idiootlik jutt, aga põmbja paugutas peaga vastu seina ja lauda ja ütles, et temal neid inimesi vaja ei ole. Ei aga samasugune põmpäisus oli ju ka meditsiinisüsteemis, kus lasti lahti ju arste ja õdesid sellepärast, et nad keeldusid vaktsineerimast ennast. Eriti need arstid ja õed, kes seda keeldusid tegemast, andsid ju juba siis endale aru, et nende eksperimentaalvaktsiinidega võivad kaasneda fataalsed tagajärjed. Ja loomulikult mingid Delfi faktikontroll lükkab ümber selle. Mingeid fataalseid tagajärgi ei ole tulnud vaktsineerimisest. On ikka küll. See turbovähk, mis levib praegu nagu kulutuli, on kindlasti selle massvaktsineerimise üks tulemus. Aga jätame selle kõrvale. Täpselt samamoodi lasti ju lahti inimesed politseist, piirivalvest. Ei ole vaja. Peaasi, et inimesed kuulavad sõna, aga meil ei ole vaja neid, kes on iseseisvad ja nende kogemused viskame ka prügikasti. Aga minu meelest tehti seda teadlikult just nimelt selle jaoks, et jõustruktuurid puhastada ära ise mõtlevatest inimestest. Et jääksid järgi ainult sellised, kes tingimusteta küsimusi küsimata või ka väikse kõhkluse või nurinaga, aga ilma igasugusi probleeme tekitamata teevad alati nii, nagu kästakse. Sellepärast, et sellised inimesed, siis kui kästakse, on valmis tulema ka oma inimeste kallale. Nii nagu me koroona ajal nägime. Ja läksidki ju Memcafe's läksid ja tšellot mängivad Silve Ilves tahtsid ära arreteerida Eesti hümni mängimisest. Täpselt seda. Ja selle jaoks see oli nii hea lakmust, et inimesed, kes oma peaga mõtlevad, kes ütlevad, et kuulge, mul on seaduslik õigus keelduda sellest, nendest tuli lahti saada. Aga ma tulen selle kaitseraporti juurde tagasi, et seal on nagu mitu suurt, ma arvan, me räägime sellest kindlasti veel, sest et juba süvariik on vastulöögi andnud siin igasugused süvariigi propagandistid nagu Oidsalud, kõik taandavad selle siis inimeste vahelistele pikaaegsetele rivaliteetidele, et Kiili, kes ei sallinud ühte või teist kõrgemat ohvitseri ja kes seal kõik on. Ei ole. Küsimus on Eesti kaitstuses. Kas Eesti on kaitstud või mitte? Raport ütleb selge sõnaga, täna kui peaks puhkema sõda, Eesti kaotab. Ja me oleme ju hoiatanud ja see on see point, mida mina ka kogu aeg rääkisin, kallid sõbrad. Need otsused, mida ma kritiseerin, ei ole mitte sellepärast, et mulle ei meeldi Herem või mulle ei meeldi kaitseminister Pevkur või mulle ei meeldi Kaja Kallas või Kristen Michal, ei meeldi, see ei puutu asjasse. Ma kritiseerin nende otsuseid ja nende otsuste mõju Eestile ja mõju on see, et me oleme kaitsetumaks muutunud nende otsuste tagajärjel. Me oleme ohus tänu nendele otsustele anda ära relvad, anda ära laskemoon, anda ära pioneerivarustus, teha ümber juhtimisahel. Üks asi, mida see raport ütles, mis jälle, mida me oleme rääkinud siin saatesse, mida me räägime Riigikogus infotunnis ja arupärimistes ja eelnõude ajal. 5% SKP-st riigikaitsesse ei tähenda mitte midagi. See ei ole mõõdik. Mõõdik on see, kas meil on võimekus ja valmidus. Ja võimekus ja valmidus, öeldakse selles raportis, on väga-väga kehvad. Ma tahaks siinkohal teha väikese märkuse kõikidele nendele ja pöörduda konkreetselt kõikide nende kaitseliitlaste poole, aga ka kaitseväelaste poole, kes võib-olla kuulavad meid.
Vaadake, meid on süüdistatud selles, et meie oleme Ukraina sõjas võtnud nagu Ukraina vastase positsiooni. Ei, me ei ole võtnud Ukraina vastast positsiooni. Me oleme võtnud kriitilise positsiooni selles suhtes, et me jagame laiali kõike seda, mida meil on vaja endal. Me kulutame tohutult raha Ukrainas, mis tegelikult ei muuda selle sõja käiku ja jätame selle raha kulutamata siin, kusjuures siin selle raha kulutamine tähendaks meie oma inimeste elude säästmist. Ja nüüd ma tahangi teile öelda, meie kaitseme teid, kaitseliitlased ja kaitseväelased ja kõik Eesti inimesed, kes te sõja korral osutute lihtsalt kahurilihaks ja ohvriteks. See on see point. Mitte see, et me peame siin mingisugust poliitilise küüneviha võitlust, nagu meie ajakirjandus selle raporti kohe ristis ära, et siin on kibestunud inimeste eru ja reservohvitseride küüneviha, mida nad nüüd siis välja elavad selles raportis. Ei, lugege see raport mõttega läbi. Võtke, ta on kättesaadav. Ta on praegu ajakirjanduses kättesaadav ja ta on kättesaadav ja ta ilmselt tuleb ka avalikustamisele ametlikult siin lähemal ajal juba. Lugege, palun, mõttetegevus sisse lülitatult see läbi ja te saate aru, et teie olete need, kes aetakse lihtsalt kärvama selle asemel, et me suudaksime Eestit kaitsta. Ja need on konkreetsed asjad, mis välja tuuakse. See sama 5% jutt lüüakse seal ikkagi lõhki, et 5% ei kaitse Eestit. Kaitsevad relvad, kaitsevad väljaõppe, kaitsevad struktuurid, kaitsevad plaanid ja neid meil ei ole. Ei ole relvi piisavalt, ei ole mehi piisavalt, ei ole väljaõppe õige, ei ole kokkuharjutamine piisav, ei ole valmisolek ja valmidus, need on 2 erinevat asja, ei ole kõike seda. Et raha uputamine toimub küll, aga midagi vastu saanud veel ei ole. Ja nüüd on seal veel üks asi, mida me ka oleme jauranud. See nii-öelda pöörduks, mis meil on. Et Herem lõpetab, saab lahti oma ametist seal, Salm, Palm, kes seal kõik on, kõrgemad kaitseministeeriumi kõrgemad ametnikud, kaitseväe kõrgemad ametnikud ja järgmisel päeval istuvad rõõmsalt kuskil kaitsetööstuse kõrgepalgalisel ametikohal ja tegelevad nende 100 miljonite endale kühveldamisega, mida meil siis Reformierakond raporteerib, et nii suur ei ole riigikaitse eelarve kunagi olnud kui praegu, et vot kus me teeme. Aga raha läheb väiksele klikile. Vastu ei ole saanud midagi veel. Et see on ju korruptsioon, see on ju legaliseeritud, aga minu meelest isegi mitte iga kord legaalne korruptsioon. Et seda ka see raport räägib, kinnitab üle, et EKRE-l oli jälle õigus. Teine asi, mis ta kinnitab üles, me kõik oleme kuulnud loosungid, Eesti ongi NATO. Meil on NATO ja meie oleme NATO. Ja siis on seal kirjas, aga kaitseväe juhataja ehk siis konkreetselt Heremi nõuanded on vastuolus NATO plaanidega. Ta on nii juhm või ma ei tea, korrumpeerunud või mida iganes, et ta isegi ei ole võimeline andma sõjalist nõuannet, mis oleks kooskõlas NATO plaanidega. Ta annab Pevkurile ja Michalile ja Kaja Kallasele nõu vastuolus NATO plaanidega. Me ei ole ju NATO. Me ei tee nii nagu NATO või NATO ei saa meid aidata, kui me teeme nii nagu on vastu. Et see kõik on bluff, see kõik on, meil on valetatud jälle, mingid kindlates kätes Eestit ei ole. Ma toon ühe näite, et kõik saaksid aru, millest käib jutt. See võib olla vananenud praegu, aga mõnda aega tagasi. Meil armastatakse ju niisugusi tähtsaid inglise keelest võetud tähelühendeid. Mõnda aega tagasi oli meil DOS, see on Day of Supply, ehk siis päevavaru, laskemoona osas. Arvake, kui pikk? 3 päeva. 3 päeva oli meil laskemoona varu. Ja siis ütleb meile praegune kaitseväe juhataja, ei niisugust juttu, et 3 päevaga Tallinn ära võetakse, ei saa olla. Kui sul 3 päeva on vastupanuvõime laskemoona osas, siis 3 päevaga võib-olla ei võeta, aga 4. päeval võetakse. Ja see ongi näide sellest, kuidas meile on valetatud kaitstud Eesti kindlates kätes. Ei ole kaitstud Eesti, ei ole kindlates kätes. Tõstatasime hiljaaegu infotunnis või kus see oli, veel mingi arupärimisele vastamine, küsimuse, et samal ajal, kui me saadame siin, ma ei tea, 100 džiipide ja mis kuramuse asjade kaupa Ukrainasse varustust
meie oma kaitseliitlased ja kaitseväelased sõidavad mingite 50 aastat vanade humanitaarabi korras Rootsist, Saksamaalt saadud romudega. Mõelge ka selle peale. Vaadake neid autode kolonne, kui on mingid õppused. Need on 50 aastat vanad romud. Uunikumid. Mida meil siin putitatakse ja putitatakse ja putitatakse tati ja traadiga. See ei ole ju võitlusvõimeline sõjavägi. See on ju illusioon võitlusvõimelisest sõjaväest. No, seda see raport ütleb. Aga näe, nüüd sa jälle olid Putinist. Jälle Kremli jutupunkt. Ei, ma ei ole Kremli. Ma räägin, mida meile vastab see on ju see, mille eest me maksame vere hinda. Et raha on ära raisatud, raha on ära varastatud. Saamatud inimesed on rahuldanud oma egoistlikke mingisuguseid upitamisi ja esinemisi. No teistmoodi ei ole ju võimalik nende endiste kaitseväe juhtide vähemalt 2 viimase puhul rääkida. Need on ju olnud enese imetlejad lihtsalt. Ja sellesse iva ongi, et kui sa siis hakkad konkreetseid näiteid tooma ja konkreetselt paljastama sellest, milline bardak ja bluff meil on, siis mis neil vastata on? Vastata ongi see, et nüüd solvati kaitseväelasi ja kaitseliitlasid, nüüd aeti Putini jutupunkte. See on nii hale, millega nad ikka veel ennast kaitsevad ja õigustavad. See on nii hale ja piinlik ja naeruväärne, millega nad ründavad inimesi, kes muretsevad Eesti kaitstuse pärast päriselt. Et mina ei tea, kellele see korda läheb veel. Keda huvitab see, kui mingid Michalid või Pevkurid või Ligid jälle hakkavad mingist piinlikku iba ajama sellest, kuidas Putinile see jutt meeldiks. Putinile meeldib see, mida on Reformierakond meie riigikaitsega teinud. Ma tahan ühte asja veel öelda ja seda me oleme siin ka võtnud infotundides ja mujal pidevalt päevakorda. See on see nii-öelda laiapindne riigikaitse ehk siis elanikkonnakaitse ja siin on kõik tegemata. Eile õhtul käisin oma kodulähedases Selveris, seal on maa-alune parkla, sõitsin sinna ja siis ütlesin abikaasale Monikale, et vaata nüüd, see on nüüd siis see varjumiskoht. Aga vaata, kuidas ta konstrueeritud on, mismoodi need talad seisavad siin. Piisab ühest mürsust ja piisab sellest, et mõned talad nihkuvad ära ja kogu see varjekoht variseb nendele inimestele, kes on siia tulnud nende samade pommide eest varjule. Variseb neile kaela. See on lõks. See ei ole mingi varjend ega varjekoht. See on lõks, mis toob kaasa rohkem ohvreid, kui need inimesed jookseks lihtsalt laiali. Kuskile, ma ei tea, Harkujärve äärde ja Õismäe rabametsa ja mujale niisugustesse kohtadesse. Need on lõksud ja need lõksud lähevad meile maksma väga raskeid inimohvreid. Ja rääkimata sellest, et kui meil vangad elektrivarustuse maha võtavad ja kõik meie korrusmajad muutuvad 1-2 päevaga elamiskõlbmatuteks, siis kuhu me need inimesed paneme? Meil ei ole mingit evakuatsioonisüsteemi, meil ei ole mingeid varusid, meil ei ole mingit logistikat ega ekspedeerimist, et neid inimesi, kes on 100 000 võib-olla potentsiaalselt, Tartust, Pärnust, Tallinnast, igalt poolt mujalt kortermajadest, kus nad tuleb evakueerida. Kuidas me need inimesed elus hoiame? Kuidas me korda hoiame? Kuidas me neid varustame meditsiiniabiga? Sünnitavad naised hakkavadki seal samas kuskil, ma ei tea, maanteekraavis sünnitama. Maanteed on kõik umbes. Suurepärane sihtmärk mingisugustele kurjategijatele röövimiseks, sest et turvajaid ju ei ole. Kaitseliit on rindel. Aga Sisekaitsereservi ei ole. Politsei ei jaksa selle kõigega hakkama saada. See, mis juhtuma hakkab, on totaalne inimeste arvel toimuv kaos. Aga president ütles, et me tükeldame ära ja surume põlvili. Meie kõik kõrgemad sõjaväelased on rääkinud meile 3 aastat, kuidas kohe lähme neid vaenlast hävitama nende enda tagalas. Et kuidas sa nüüd täiesti teistsugust juttu hakkad ajama, et selles mõttes, et see propaganda, mis meil on olnud, on nii väär olnud nii mitmel tasandil. Alates sellest, et kindlates kätes ja kindlalt kaitstud ja NATO vihmavari ja lõpetades sellega, mis meie võimekused on või kuhu meie raha läheb. Sest üks asi ka, ma ütlen, tuleme selle teema juurde tagasi, see on mahukas teema ja mitme tahu alt tuleb seda käsitleda, aga üks teema, mis seal ka kirjas on, tuulikud ja päikesepargid on meile julgeoleku oht. Puust ette ja punaseks tehakse, kuidas ja miks. Ei ole hajutatud tootmine, millest meil on nagu rohkem kasu kui sellest, et meil on Narvas põlevkivijaamad. On suurem julgeoleku oht, kui tegelikult need üks ja sama jaam seal. Nii et nendest asjadest me peame kindlasti veel rääkima ja seda raportit me närime siin kindlasti veel, aga ikkagi tahan uuesti tagasi tulla selle juurde, mis ma alguses ütlesin, EKREL oli jälle õigus.
raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Jätkame saadet viimane tükk on, vähe aega on, aga proovime ära mahutada. Meil oli Liisa Pakosta, kes on Liisa Pakosta elu defineeriv lause on see, et isa on ema ja isa on isa. Et kui ta seal samuses raadiosaates transsoolisusest rääkis, et isa ja ema on ikka alles, sest et isa on isa ja isa on ema ka. Et see on tema tase, tegemist on absoluutselt pöörase inimesega, äärmuslasega loomulikult, minu meelest inimvihkaja, Eesti vihkaja ja valetab, süstemaatiliselt valetab. Tõi meile Riigikogu saali siis selle välislepingu, kus meie lepime kokku Rootsiga, tuua Rootsist vange Eestisse, Tartusse konkreetselt. No ja leping ise ei ole Eestile kasulik, vastupidi. Lepingus on kirjas, et ka meil on rahalised kohustused näiteks, meil on igasugused muud kohustused. Pikalt vaieldi seal Riigikogu arutelu ajal, kas me peame siis neile halal-liha tegema või ei pea. Et selles mõttes, et kui me räägime Rootsi vangidest, siis saame kõik aru. Need ei ole rootslased. Need ei ole Ville Ohrulle. Need ei ole mingisugused Petsid ja Matsid. Need on Ahmedid ja Mohammedid ja kõik, mis nad on seal, mingisugused Somaalia machetemehed ja Kongo kõrilõikajad ja Liibüa ja Somaalia ja Süüria ja Afganistan ja need on need. Pluss Balkani gängid, Balkani narkogängid ja inimkaubitsejad, et need on need vägistajad, pedofiilid, narkogrupeeringud, pommipanijad, see on see seltkond. Et me küll nimetame neid Rootsi vangideks, aga siis sellist nii-öelda rootslast nende hulgast, ma arvan, me hakkame tikutulega taga ajama. Ja see on tegelikult kogu asjaga siis üks aspekt. Et meie siis oleme nüüd see prügila Rootsi läbikukkunud immigratsiooni ja multikulti poliitikale. Et neil endal enam ei ole ruumi, kuhu panna neid vägistajaid, mõrtsukaid, pommipanijaid, noakangelasi, machetekangelasi, narkoärikaid. Neil endal enam lihtsalt pole ruumi, neid on nii palju ja nad ei mahu enam Rootsis vanglas ära, siis nüüd hakkame meie olema see riik. Ja seda vaatamata väga liberaalsele karistuspoliitikale. Ja nii et ja minu vastuseis või meie vastuseis, ütleme siis sellele lepingule ongi tegelikult printsipiaalne. Et see ei ole see, kas me saame liiga vähe raha või äkki on kuidagi mingi, see on printsipiaalne, see on riiklikku väärikust alandav. Esiteks riiklikku väärikust alandav ja teiseks Eesti inimeste turvalisust ja julgeolekut rängalt kahjustav. No argumendid, mis ta seal tõi, olid ausalt öeldes, see raha argument, ma ütleks, et see on prostituudi mõtlemine. See on prostituudi mõtlemine. Ma müün oma keha, sest ma saan raha. Ja ma müün oma vanglapinda, sest ma saan selle eest raha. Ja vanglapinnad on meil tühjad, aga vanglapinnad on meil tühjad, nagu me siin juba oleme rääkinud, sellepärast, et meie karistuspoliitika ei pane vangi inimesi, kes on süüdi mõistetud mingite kuritegude eest, vaid püüab neid vabaduses ümber kasvatada, andes neile tegelikult võimaluse uuesti kuritegusid sooritada. Ja siis ikka ei pane vangi. Ikka leiab, et mõistlik on neid lasta vabaduses ringi kõndida, ehk kasvavad ümber. Meil on ju mingid dialoogipolitseid ja ma ei tea, mis muud totrad ja mõttetud ettevõtmised. Ja liberaalse maailmavaate. Ühiskonda lammutavad, meelega lammutavad. Ja teine muidugi küsimus on selles, et nagu väidetakse, et see suurendab meie turvalisust ja see loob Lõuna-Eestis, ma ei tea, 450, mis ta ütles, uut töökohta. Kulla Pakosta. Meil on politseis praegu täitmata kusagil suurusjärk 600 või 650 töökohta. Meil ei ole piisavalt politseinikke. Meil ei ole tegelikult piisavalt vanglavalvureid. Ja see, et me valmistame neid ette Sisekaitseakadeemias, tore, aga sinna ei taha ju tegelikult inimesed, selle vangla ala peale ei taha tööle või õppima minna eriti. Et tahetakse minna tollindust ja muud niisugust õppima, aga vangivahiks ei taha keegi eriti õppida. Et me ei kasvata sealt midagi, me ei loo mingeid töökohti. Sa hakkad tänavalt noppima inimesi, et neid sinna vanglasse valvuriteks panna, ilma kvalifikatsioonita. Ja mida näitavad ka vanglapraktikad? Vanglapraktikad näitavad seda, et kui vanglates ei ole korralikku kontrolli,
siis need vangivalvurid korrumpeeruvad. Nad hakkavad vahendama narkootikume, nad hakkavad vaikselt altõõlma sisse tooma mobiiltelefone, nad hakkavad laskma sinna sisse külalisi, kes omakorda toovad sisse mingisugust illegaalset kraami. Et me tegelikult aitame kaasa ja ärme unustame, et väga paljud nendest vangidest, kes siia tulevad, kuuluvad mingitesse rühmitustesse. Lepingu kohaselt võidakse ju väita, et võrgustunud kurjategijaid siia ei tooda. No kuule, Reformierakonna lubadus. Naiivne ja totter jutt lihtsalt. Need kuritegelike gängide liikmed, need sidemed, mida sellega laiendatakse meile Skandinaaviast ja Lähis-Idast ja Balkanilt, need saavad olema meie turvalisusele kolossaalselt raskete tagajärgedega. Iga teise riigi kogemus selles osas kinnitab, empiiriline kogemus kinnitab, et niisugune üle piiride vangide toomine toob ka üle piiride kuritegevuse kasvu, toob gängistumise, toob, ütleme siis, maffia laienemise ja me ei saa praegugi hakkama asjadega. Me ei saa Ukraina petukõnedega hakkama, kes inimestelt rahasid välja petavad. Ma tõin näite ju. Me ei saa hakkama sellega, et meil Tammsaare pargis igapäevaselt, õhtust õhtusse, ööst öösse on kohalikud noorte jõugud. Ei ole kohalikud, venekeelsed no, on. Need meie armsad ukrainlased. No need on ükstapuha, kes nad on, aga nad elavad meil siin Eestis. Nad on siia toodud ju nii-öelda sõjapõgenike nime all ja tegelevad seal täiesti avalikult narkootikumide vahetamise ja kaubitsemisega, narkootikumide ja alkoholi pruukimisega ja Eesti politsei vaatab näpp suus pealt. No sellel on teine põhjus, sellel on see põhjus, et Eesti politseis on katus narkoäril. Et meie politsei on korrumpeerunud ja nad ei tegele teatud asjadega, lihtsalt põhimõtteliselt ei tegele. Ja kui mõni noor ja usin patrullipolitseinik läheb sellega tegelema, siis tal tehakse kiiresti selgeks, et see ei ole see koht, kuhu sa pidid minema. Asi on hullem, meil on ju välja töötatud selline geniaalne süsteem, et politsei konfiskeeritud narkootikumid saadab osaliselt uuesti turule, väites, et niimoodi neid turule lastes saavad nad jälile diileritele ja võrgustikele. Aga tegelikult omalt poolt aitavad nad kaasa selle samal narkokaubandusele ja tõenäoliselt, ma ei saa kätt piiblile pannes vanduda, tõenäoliselt on inimesi politseis, kes selle pealt väga jõhkralt teenivad. Muidugi, see on korruptsioon, see on selge ja kõik meil Eestis on korrumpeerunud, prokuratuur on korrumpeerunud, politsei on korrumpeerunud, kohtud on korrumpeerunud, see on täiesti jõle. Aga nende rootslastega, Rootsi vangidega on selles mõttes, et me ju kõik teame, et tegelikult Eesti justiitsministeerium tahab ka teistest riikidest vange võtta. Huvi on tundnud Soome, huvi on tundnud Inglismaa, huvi on tundnud Holland. Et see on rängalt Eesti inimeste julgeoleku arvelt tehtav asi. Rängalt. Ja sinna juurde need täiesti ebaadekvaatsed rumalad jutupunktid sellest, kuidas, aga meil on nii palju tühje vanglaid, me ei saa ju, me ei jõua neid ise üleval pidada. No esiteks, tühjad on nad sellepärast, nagu sa ütlesid, et Eesti enda kurjategijad on vabadusse lastud. Tegelikult peaks olema ikkagi retsidiivsed kurjategijad müüride taga kinni ja kogu lugu. No mitte ainult retsidiivsed, kui sul on ikkagi, seesama tuleme Istanbuli konventsiooni juurde tagasi. Kui sul on ikkagi teada olevalt inimene, kes süstemaatiliselt oma perekonda terroriseerib, peksab lapsi ja peksab naist ja pidevalt korraldab mingisuguseid joominguid koos oma samasuguste sõpradega, selline inimene tuleb isoleerida. No ja see ongi retsidiivne, see on korduv käitumine, aga need on vabaduses meil ja siis räägime, aga meil on vanglad nii tühjad, meil ei ole nende pindadega midagi teha. Ei hakka siin isegi avama seda küsimust, et miks siis omal ajal ehitati nii suured vanglad. See oli ju järjekordne Reformierakonna korruptsiooniskeem. Kuskilt saadi tohutu suured rahad, oli vaja teha tohutu suured ehitised, sest mida suurem ehitis, seda suurem eelarve, seda rohkem saab keegi tellimust. Ja kui juba tellimust saadakse suurelt, siis keegi saab sealt oma osa ka kätte. Nii et see on probleem, aga teiseks me oleme riigi valitsemisel on Reformierakond nii põhja ajanud kogu riigi, et me ei saa riigi tuumfunktsiooniga hakkama. Riigi tuumfunktsioon on tagada avalik kord ja turvalisus, inimeste turvalisus, õiguskaitse,
ja näe, ei saa hakkama. Rahakest ei ole selle jaoks, raha läheb ära Rail Balticule ja tuulikutele ja transsoolisust edendavatele MTÜ-dele. Ja sinna läheb raha ära ja võt näe siis meil vanglate pidamiseks seda mõnda miljonit enam lihtsalt ei jätku. Et no see on ju kõik kogu komplektis näitab selle täielikku läbikukkumist, Reformierakonna valitsemise läbikukkumist. No vot, aga siis on meil siin selline juhtum, mida ma hiljaaegu kuskil nägin, lugesin, et kriminaalasi on algatatud mingisuguse, ma ei tea, isa suhtes vist, kes julges oma lapsele öelda, et kui sa nüüd ei kuula sõna, siis sa saad vitsa. Vitsast rääkimine oli nii räige kuritegu, et selle puhul tuleb algatada kriminaalasi. Aga need, kes meil siin tänaval terroriseerivad inimesi ja igasuguseid mutsikadusi teevad, need see pole probleem. Ei paku huvi. Tapja Tarmo käis ja bussitas oma naist, oli 3 korda või 2 korda bussitanud, aga näe, vanglasse ei pandud. Temaga oli me oleme jõudmas sinna, kuhu on jõudnud Inglismaa või Saksamaa, et politsei tegeleb kõige ja kõigiga, välja arvatud kuritegevus ja kurjategijad, sest ausalt öeldes kurjategijad on ebameeldiv seltskond. Palju lihtsam on peedistada pereisa või mingisugust lihtsalt keskmist kodanikku, kellel saab mingit trahvi teha, eks ole. Palju meeldivam, sa ei pea agressiivsete, ohtlike, hullunud inimestega tegelema. Jumala eest, las nemad olla omaette. Meie tegeleme siin pereisade ja pereemade ja ma ei tea, mis juhtumitega, eks ole. See on nii väärastunud kõik, aga Rootsi asja juurde tagasi tulla, Rootsi lepingu juurde tagasi tulla. Ma küsisin ka nii Valdo Randperelt, kes oli kaasettekandja, kui ka Kristen Michalilt infotunnis, et siin reformierakondlased Tartust on kõvasti vastu rinda tagunud ja öelnud, et ei, Tartu reformierakondlased ei luba selle asja siin küll, et Tartu reformierakond on vastu sellele, et see on ikka Tartu mainele ja Tartu elule halb. Et kas siis on Tartu reformierakondlased Reformierakonna sees kanna maha pannud ja öelnud, et kuule Michal, ei ole nõus, ei tohi teha. Pange koalitsioonis see asi seisma, sest täpselt nii poliitika töötab. Kui poliitika ühe erakonna esindajad ja Tartu Reformierakond on Reformierakonna sees ikkagi kaalukas segment või kaalukas grupeering nii-öelda, kui ka nad päriselt ütleksid Michalile, et jäta järgi, siis Michal paneks selle asja seisma. Aga Michal ütles ja Randpere samamoodi ütles, et ei, partei sees ei ole mingisugust kisa sel teemal, ei ole midagi. Seegi on järjekordne näide Reformierakonna valetamisest. Et tartlastele Tartu reformierakondlased ütlevad, et oi, meie ei taha neid, aga erakonna sees nad ei tee piiksugi sellele. No vaatame, kui meil see arutelu seal oli, siis vandusid ju kõik opositsioonierakonnad, kaasa arvatud sotsid ja Isamaa ja Keskerakond koos meiega, et järgmine valitsus, kui selle valitsuse ajal veel läbi surutakse ja muidugi seal kerkis ka küsimus, et 10% toetusega valitsus, mille üks partner on alla 2% aeg-ajalt küsitlustes, surub praegu Eesti riigile ja rahvale peale täiesti ebamoraalselt lepingu, mis on avalikkuse totaalse vastuseisuga tegelikult tuleks tagasi lükata. Et ühesõnaga kõik opositsioonierakonnad vandusid, et võimule tulles nad tühistavad selle lepingu ja ei võta neid vange või kui nad on tulnud siia, siis saadavad tagasi. No ma tahaks näha. Ma võtan mürki ja võtan kõige kangemat mürki, et Isamaa on esimene, kes alt ära libiseb. No. Sotsidest ma ei räägi üldse, need isegi ei tõsta toru sel teemal. Loomulikult ei hakka nad enam mingeid lepinguid tühistama ega vange välja saatma ja loomulikult libiseb alt ära ka Keskerakond. No sotside kohta tuleb küll öelda, et sotsid veavad sind alt isegi siis, kui sa arvestad, et nad sind alt veavad. Aga Isamaa ju vandus samamoodi, et kooseluseadus ta tühistab ja Isamaa vandus samamoodi, Keskerakond vandus samamoodi, et e-valimiste vastu ta on, e-valimistest räägime järgmises saates põhjalikumalt, siin on ka uudiseid sel teemal, aga lihtsalt sellesse saatesse ei mahtunud. Meie lohutuseks võib öelda seda, et Rootsis praegu see asi ei edene, sest ka Rootsi peab selle lepingu ratifitseerima, aga Rootsi parlamendis on sellele vastuseis nii paremalt kui vasakult. Vasakpoolsed ütlevad, et sellisesse Ida-Euroopa võsaneegrite riiki nagu Eesti on meie küll nüüd oma toredaid armsaid vangikesi ei saa saata, seal ei anta neile halal-liha ja ei tehta suitsupausi. Et see on selline inimõiguste rikkumine, et siin mingit juttugi ei tohi olla. Ja parempoolsed ütlevad, et mitte Eestisse ei ole neid vaja saata, vaid tagasi sinna, kus nad tulid. Nii et sellele lepingule on Rootsis vastuseis olemas ja kuna Rootsis on valimised tulemas ja praegu põhimõtteliselt vähemusvalitsus või väga õrna
toetusega valitsus, siis ma arvan, et see aasta jooksul Rootsis ei liigu. Aga noh, küsimus ei ole rootslastes, küsimus on Eesti valitsuses ja Eesti parlamendis, kas me teeme kahju omaenda riigile, omaenda inimestele ja omaenda riigi väärikusele või me ei tee. Ja noh, meie ütleme, et ei tee, ei tohi teha. Esimesel võimalusel, noh, iga moel takistame seda lepingut ja esimesel võimalusel, kui see siiski läbi surutakse, tühistame selle lepingu. Nii nagu me tühistame Istanbuli konventsiooni, nii nagu me tühistame homoabielud, nii nagu me tühistame käibemaksu tõusud, nii nagu me tühistame automaksu, et tööpõld on lai. Aga saateaeg sai täis. Täname kõiki kuulamast, kuulake meid jälle nädala pärast ja seniseks ilusat sügise jätku. Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee.